Lohusalu poolsaar paikneb kahe lahe, Lahepere ja Lohusalu lahe vahel. Poolsaare keskosas läheb Lohusalu üle Laulasmaaks. Edelas piirneb poolsaar madalaveelise Lahepere lahega. Kirdes uhub poolsaare kaldaid merele avatud Lohusalu laht. Poolsaar lõpeb Lohusalu neemega. Lohusalu laht paikneb kahe poolsaare, Lohusalu ja Suurupi poolsaare vahel. Lahepere laht piirneb läänes Laulasmaaga ja lõunas Klooga rannaga. Poolsaare rannajoon on käänuline, moodustades merre ulatuvaid maaninasid ja abajaid. Lohusalu poolsaare põhjaranda kutsutakse Pansionaadi rannaks, heleda peene liiva järgi ka Aafrika rannaks. Puhta vee ja liivase põhjaga rand on populaarne privaatsust ihkavate puhkajate seas. Mõnikümmend meetrit veepiirist kulgevad liivaribad tähistavad nõukogude aegset piiritsooni. Lahepere laht on saanud oma nime kunagi lõunarannal asunud Lahepere Kõrtsi talu järgi. Poolsaare Lahepere laheäärne rand on suuremalt jaolt kivine. Kividerohket maanina poolsaare tipus kutsutakse siin asunud piirivalve kordoni järgi kordoni nukaks. Liikudes piki kallast poolsaare tipust Laulasmaa suunas jõutakse Nabe poolsaareni. Eelmise sajandi algul oli Nabe poolsaar lage ja kivine. 1966. aastal tegi Soome filmistuudio Nabe poolsaarel filmi Armon Aika võtteid. Siia püstitati elumajad, saunad ja kirik, mis kõik filmi lõpustseenides maha põlesid. Kui muidu ehitatakse niimoodi papist ainult välimised seinad ja kõik muud tehakse stuudios, siis siin oli tehtud ikka korralik küla. Nii et olid kõik neljakanti seinad, katus, kirik oli, kirikus sees oli pingid, kantsel ja selles mõttes oli ta maru põnev ikka ja kohalikud mängisid ka siin teatud massistseenides. Aga kõige toredam oli see, et filmi lõpuks tuli see küla põlema panna. Üle Lahepere lahe Leedse rannas inimesed nägid, et Lohusalu küla põleb. Ja siis nad ajasid alarmi ja tuletõrje välja ja siin sai sellega palju nalja. Enne 1930. aastaid viis läbi Männimetsa Laulasmaa teelt Lohusalu külla kividega sillutatud kitsastee. 30. aastatel rajati uus, varasemast laiem pinnasetee praeguse Lohusalu tee asukohta. Lohusalu küla on mainitud ajalooürikutes esmakordselt 1480. aastal nimega Loensal. Kobarküla asus loodetuulte eest varjatuna kõrgendiku varjus. Algselt oli väikses külas kõigest 4 talu. Üübo talu 19. sajandil ehitatud rehielamu on säilinud tänaseni esialgsel kujul. Mitmed rohkem kui sajandi vanused taluhooned on taastatud võimalikult algsel kujul. Endistele talumaadele on ehitatud elumajad ja suvilad. Lohusalu poolsaare keskel paikneb kohati 23 meetri kõrgune kõrgendik nimega Põllumägi. Savine ja niiskust hoide pinnas võimaldas külaelanikel kasvatada siin rukist, kartulit ja heina. Tuhande 1888. aastal sõitis Suurupi lähedal karile ja uppus Soome aurik Fennia.
väike kaera ja õlilastiga aurik lebab Lahepere lahe suus 40 meetri sügavusel. Lohusalu neemest 1 meremiili kaugusel 12 meetri sügavusel lamab merepõhjas reisilaeva Jossif Stalini vrakk. Luksusaurik ehitati Nõukogude Liidu tellimusel koos sõsarlaevaga Baltika enne teist maailmasõda Hollandi laevatehases. 500 reisijakohaga aurik pidi hakkama sõitma Lääne- ja Põhjamere sadamate vahel. 1941. aasta 3. detsembri õhtul asus aurik teele Hankost Peterburi ligi 5600 evakueeritava Nõukogude sõjaväelasega. Otsustati evakueerida Jossif Stalini laevaga Hankost sõdureid ja karavan hakkas siis Leningradi liikuma. Mingil põhjusel Jossif Stalin sellest kolonnist vajus kõrvale miini otsa, paremal pool laeva miin lõhkes, see paiskas ta vasakule poole, seal lõhkes miin. Siis avasid soomlased oma tule. Teised laevad ümberringi püüdsid päästa mehi nii palju kui õnnestus. 1740 meest said teiste laevade peale, aga laeva enda jäi veel 2500. Hukkus rohkem kui 1000 punaväelast ja alus muutus liikumisvõimetuks. Hommikuks triivis purustatud vööri ja ahtriga alus Lohusalu poolsaare lähistele. Pärast sakslastele alistumist pukseeriti laev Saksa aluste poolt Lohusalu lahte madalikule. Laeva hukkus jättis elu 3849 sõjaväelast. Ülejäänud päästeti sakslaste poolt ja võeti sõjavangi. Merel jätsid elu ka mitmed Lohusalu küla elanikud, kes olid läinud laevalt väärtesemeid tooma. 42. aastal üks 7. seltskond sõitis provianti tooma ja mingid torud olid neil peal ja nende paat läks ümber ja nad uppusid sealhulgas Uue-Välja peremees. Lohusalu kodudes leidub praegugi hukkunud reisiaurikult pärit esemeid. Kunagises Maria Rahuvoo kodus säilinud lauanõud olid kasutusel laevarestoranis. 90. aastate algul sõitis traallaev Paldiskist Lohusalu lahte, süttis teadmata asjaoludel põlema ja vajus ranna lähedal madalas vees merepõhjale. See on üks suuremat sorti traallaev Paldiskist, mis 90. algul, siis kui neid laevu ärastati või mida iganes, see müüdi maha, aga üks, kes selle laeva peal töötas, jäi oma rahanutsust ilma. Ta tuli siis siia, palus paadiga ennast viia sinna laeva peale, et ta toob oma isiklikud asjad ära. Tuldi vastu, tõi oma isiklikud asjad ära, aga öösel läks laev põlema. Metallikogujad lõikasid ühel talvel laevakere kuni veepiirini maha ja toimetasid metalli minema. Veest iga aastaga üha vähem väljapaistev vrakk on ohuks lahe sõitvatele kaatritele ja skuutritele. 60. aastatel ehitati Lohusalusse pansionaat, mis tegutses alates 90. aastatest konverentsikeskusena. Pansionaadi hiilgeaeg oli 70. ja 80. aastatel, mil puhkekoht oli tolleaegse partei ja kultuurieliidi kasutuses. Eliidi teenindamiseks oli pansionaadis luksuslik köök ja tol ajal ainulaadne vesiravila. Siin toimusid iseseisvumise ajal Eesti ja Venemaa riikide vahelised läbirääkimised ning Vabariigi valitsuse istungid. Kunagise maineka pansionaadi hooned seisavad kasutuseta ja on jäänud ajahamba pureda. Ettevõtja Kaarel Uusmaa majas asus mõned aastad kalurikolhoosi Nord Lohusalu osakonna kontor. Hiljem kuulus maja Kiirovi kalurikolhoosile, kes rajas siia laagrikompleksi. 70. aastatel ehitas kalurikolhoos telkmajad ja pesemiskohad ning hakkas korraldama oma töötajate lastele suvelaagreid. Veel 2015. aastal olid alles pioneerilaagri väikesed telkmajad.
Aastatel 1992–2007 kuni Laulasmaa uue koolihoone valmimiseni tegutses hoones Lohusalu lasteaed algkool, mis järel seisis maja pikka aega kasutuseta. Praeguseks on kaunil kaldapealsel asuv hoone uue omaniku poolt ümber ehitatud. Ligi 100 aastat tagasi ehitati otse Lohusalu sadamasse Ristikivi talu elumaja. Sadamas olidki algul ainult kalurite võrgukuurid ja Ristikivi talu maja. Pärast sõda üksi jäänud majaperenaine Maria Rahuvoog oli abivalmis ja külalislahke. Toimetas aias, valmistas külalistele ja suvitajatele maitsvalt süüa ning õpetas, kuidas kala suitsutada. Siin suvitasid peredega kunstnik Ilmar Linnart, akadeemik Endel Lippmaa, kirjanikud Jaan Kross ja Ellen Niit ning mitmed teised loomeinimesed. Ilmar Linnart kujutas Ristikivi talumaja ka oma maalil. Ristikivi Maria oli Lohusalus ainus, kes oma maja suvitajatele igal suvel välja üüris. Jaan Kross ja Ellen Niit, nende suvi hakkaski Lohusalus siin. Kuna Kross ja Villem Raam olid suured sõbrad, siis olid ka kohe raamid siin. Siis tulid raamide kaudu lippmaad ja lõpptulemusena oli ka nii, et perenaine ise magas üleval külmas toas, kus kütet ei olnud, aga kõik olid oodatud. See oli Ristikivi Maria, kuna ta pärast sõda jäi üksi, mees jäi sõtta ja poeg läks läände, põgenes ära, siis võib-olla sellepärast talle meeldis, kui rahvas tema ümber oleks. Vahur Linnart on 3 aastat siin suvitanud, hiljem Lohusalus mujal. Ilus aeg oli? Erakordselt, nii et see oli 56, kui me tulime. Ja siis oma arust me olime teised suvid. See amburid olid seal kõrval juba. Ja siin jäi ruumi jäi väheks. Sest et esimene suvi oli nii, et meil oli vist terve esimene korrus, et 2 tuba ja köök. Järgmisel suvel oli juba 1 tuba ja köögi kasutamise võimalus. Nabe poolsaare läheduses asub kunagise Uue-Välja talu elumaja. Talu rannas oli üks poolsaare paremaid lautrikohti, mida kasutasid ka teised Lohusalu kalurid. Maja ehitanud taluperemees tegeles kuuri all lautrikoha juures paatide ehitamisega. Siin on suvitanud aastaid kunstnikud Viive Tolli, Leili Muuga ja näitleja Ester Pajusoo. 50. aastate lõpul jäi maja tühjaks ja pandi müüki. Sellest sai teada Viive Tolli ateljee kaaslane Leili Muuga. Hakkasid arutama oma ateljee kaaslasega Leili Muugaga. Leili Muuga on see Nabetee, kust me läbi tulime tema maal. Ja siis rääkisid Jaan Jenseniga, kuna Jaan Jensen oli kunstnikliidu esimees, tal oli auto. Ja siis samal ajal tuli August Vomm nendele ateljeesse. Tema mulk ja tema teab ehituses kõik, et tema tahab ka maja vaatama tulla. Ja nii nad 4 tulid. Neile see maja meeldis. Viive Tolli või Leili Muuga Empo Kumbi ütles mulle intervjuus, et minu isale ei meeldinud see absoluutselt, et mingisugune vana maja, kus pole elektrit, kus tuul käib läbi, tuul on õues, igal pool on tuul, et kas tasub seda maja ikkagi osta. Viive Tollil valmis siin graafilisi lehti Lohusalu sadamast, võrgukuuridest ja kaluritest. Leili Muuga maalis lisaks loodusvaadetele samuti külarahvast ja kalureid. Laulasmaal suvilat omanud kunstnik Agu Pihelga on jäädvustanud Lohusalu mereranda, küla ja sadamat. Kalapüük on olnud Lohusalu küla elanike oluliseks elatusallikaks sajandeid. Ka maaomanikest talumehed käisid võrkudega merel.
Eelmise sajandi esimesel poolel korraldati Lohusalus ühistegevuslikku kalapüüki. Kalapüügiühistu alla koondusid kalurid, kellele kuulusid kalapaadid, võrgud ja püünised. Kalasaaki realiseeriti kokku ostjatele, Laulasmaa suvitajatele ja Keila turul. Igal kaluril oli sadamas oma võrgukuur. Kuigi suurem osa paatidest tõmmati kaldale paadiredelitele, oli kasutusel ka väike puidust sadamasild. Pärast sõda asus Lohusalu sadamakohas kalurikolhoosi Nord ja hiljem Kiirovi nimelise kalurikolhoosi sadam. Lohusalu sadamas kalurikolhoosi ehitatud hoones tegutses 90. aastatel Saueaugu trahter. Säilinud on kunagise kalurikolhoosi võrgukuurid ja muud abihooned. ...1965. aastal valmis sadamas kala kokkuostupunkti ja soolamise tsehhi hoone, mis lammutati jahisadama ehitamisel. Samal aastal valmis ka kolhoosi töökoda, mille asemele on ehitatud elumaja. Nõukogude merevägi sundis Paldiskis elanud ja töötanud Nordi kalureid 1964. aastal Pakri poolsaarelt lahkuma. Enamik neist asus elama Lohusallu ehitatud korterelamutesse. Teenistus kalapüügi eest oli korralik ja mitmed Lohusalu kalurid ehitasid endale ise ühe pereelamu. Kalurikolhoosis toimus kalurite vahel võistlus suuremate saakide nimel. Kalasaak oli rikkalik ja kala müüdi suvitajatele ning kohalikele elanikele merelt tulles ka otse paadist. Pärast kalapüüki oli vaja mõrrad pesta, kuivatada ja parandada. 1971. aastal oli kalurikolhoosil Nord 14 väikest ja 4 suuremat traallaeva, millega püüti aastas 2000 tonni kala. Kalurielust Lohusalus saab ettekujutuse külastades kohalikku eramuuseumi. Anu ja Ülle Krabo avasid 2012. aastal Lohusalu kaluri külas endise kaluri Hans Miguri ehk Kase Antsu võrgukuuris muuseumi. Võrgukuuris saab tutvuda eelmisel sajandil kalurite poolt kasutatud töövahenditega. Eksponeeritakse kalapüügivõrke, võrgu parandamise vahendeid ja muid tööriistu ning rõivaid, millega kalurid merel käisid. Igal aastal tähistasid kalurikolhoosi töötajad koos pereliikmetega Lohusalus kalurite päeva. Endine väiketraallaevade sadam ehitati 90. aastatel ümber jahisadamaks. Tuulte ja tormide eest kaitstud sadamas on kohad kaatritele ja jahtidele. Lohusalu sadama kaptenisilda kujutav restoranihoone ja merele rajatud terrass valmisid 1995. aastal. Minu jaoks on see ülimalt õnnestunud restoranihoone, nagu kaptenisild üleval. Siin lauad olid ka siin päris kaptenisillal, mitte ainult olenevalt ilmast, mitte ainult seal sees, vaid ka väljas ja siit oli milline vaade rannale ja merele.
Tantsulaval hakati korraldama tantsuõhtuid 1996. aastal. Esimene, kes hakkas tantsuõhtuid siin korraldama, oli Tõnis Mägi. Ta andis sellise hea alustuse või häälestuse nendele tantsuõhtutele. Kohe algusest peale olid väikeste lõõtspillide ühing ja kukerpillid ja justament, et kõik sellised üle vabariigi hinnatud ansamblid. Alates 2009. aastast korraldas siin tantsuõhtuid Indrek Migur. Sadamas andis teatrietendusi Vana Baskini teater. Kõikide suveetenduste esietendused olid siin, nii-öelda nädal aega jutti või 10 päeva jutti või et sellega nii harjuti ära ja need müüdi kõik alati uhkelt välja. 2012. aastal andis Lohusalu sadamas täiemahulise kontserdi ansambel Alfavill. 2013. aastal andis siin kontserdi Smokey. Järgmise aasta augustis oli Lohusalus laval Bonnie Tyler. Ja mul on nii meeles, kui Bonnie Tyler läks lavale ja vaatas, parasjagu oli täiskuu ja ütles, et sellist lava ei ole mul kunagi elus olnud. 2015. aasta suvel esines siin kitarrivirtuoos Francis Goya. Kontserdid olid ikka nii võimsad, et lähim koht, kuhu sai autot parkida, lükas Meremõisas või teisel pool Laulasmaad. Edasi tuli jalgsi tulla. Kohalikel oli see närviping, aga ega neid kontserte nii väga sageli ei olnud. 1. juulil 2009. aastal Tartust Tallinnasse liikunud laulupeo Tuli tegi viimase peatuse enne laulupeolinna jõudmist Lohusalus. 10. juulil 2016. aastal tähistati Lohusalu sadamas kalurite päeva. Alapüük Lohusalus on küll hääbumas, kuid kalurielu nostalgia kohalike elanike seas on säilinud.